Mina olen kandideerinud siis 4 korral Arengufondi stipendiumitele ja 2 viimasel korral siis on õnnestunud ka stipendium pälvida. Alguses oli võib-olla natukene hirmus kandideerida, kuna sul on vaja kas siis programmijuhi või tudengiorganisatsiooni juhi toetuskirja ja esimesel semestril võib-olla ei ole nad sind veel tundma õppinud ja ei oska sulle midagi kirjutada. Aga uskuge mind, et kui sa küsid, siis leitakse viis ja saad ise ka natukene sinna sisendit anda ja saad selle toetuskirja. Aga esimesel 2 korral jah, ei õnnestunud stipendiumit saada. Õnneks ei ole päris nii nagu vahel tööle kandideerimisega, et firma andis teada, et sa ei ole stipendiumit seekord küll pälvinud, kuid hoiame sind meeles, et kui meil tuleb tööpakkumisi sarnases valdkonnas või praktikapakkumisi, siis võtame sinuga uuesti ühendust. Stipendiumi pälvimisel on kindlasti mitu head külge. Suurem rahasüst korraga annab tudengile mitmeid võimalusi. Saad osta endale näiteks parema sülearvuti või rahus südamega maksta üüri paar kuud ja keskenduda rohkem õppetööle. Lisaks tavaliselt pakuvad siis stipendiumid firmad, kes on huvitatud ka sinuga hiljem koostööd tegemast. Seda siis kas praktika või tööpakkumise näol. Dokumentide kokkupanemine Arengufondi stipendiumile kandideerimiseks oleneb natukene sellest stipendiumist, mille sa endale välja valinud oled. Tasub kindlasti tutvuda iga firma poolt välja pandud nõuetega. Tavaliselt sisaldab see siis sinu hinnetelehte, mida soovitan siis küsida aegsasti, kuna see tuleb küsida dekanaadist ja kui sa saadad neile kandideerimise päeva õhtul, siis siinilegi selge, et neid ei ole tööl ja seda kahjuks sa siis sealt ei saa. Üldiselt tuleb kirjutada kas mingi motivatsioonkiri või mingil teemal lühike kirjutis. Kui sa oled teemast teadlik, siis see võib võtta kandideerimisprotsess kokku näiteks 1 kuni 2 tundi. Olen ise pidanud mõne teema kohta rohkem uurima, sain targemaks, läks äkki kokku 4 tundi. Nii et kui taaskord mitte viimasel päeval asjaga alustada, siis jõuab ilusti kandideerida kõigile stipendiumitele, kuhu sa tahad.